No nii, tervist! Nüüd on aeg käes puhastada tassid ära. Näitasin teile, kuidas neid treida. Kuna see vorm on nüüd niisugune hästi sirge, ilus vorm, et siis me siia nüüd ei trei alla ei puhasta ühtegi jalga, vaid teeme siit selle sirge lõike ja siis puhastame põhja alt ära. Nii et ma näitan teile, kuidas seda teha. Puhastamine on laias laastus niisugune tihtipeale hästi sarnane. Teeme savi ära märjaks, leilata ka niiskeks natukene. Otsime selle keskkoha ülesse. Ja täpselt samamoodi, et ei jää nagu seda alumist äärt tsentrisse täitsa ja seda ka ülemist. Et siit natukest ülejäävat äärest, kuna selle lõikamisega me ikkagi muudame seda vormi natukene, siis me ei saa kunagi tahta, et oleks terve asi uuesti pärast tsentris. Nii et ma pean kinni siin. Hakkan pihta, võttes väiksema. Alguses läheb natukene. Nüüd samamoodi kogub põhi siledaks ilusti. Kui põhi on sile, saame selle ääre teha siit ka nüüd juba nii, nagu ta jääb. Võtame need jooned ära, mis ma siis enne tekitasin. Välimine vorm ta väga ei muutunud. Ja nüüd hakkame siis teeme seest. Samamoodi olge ka ettevaatlikud, et te läbi põhjas ei lõika, aga et seda peaks nagu umbes teada, palju te jätsite oma põhja ja palju te lõikama peate seda, et see vorm nagu paika läheks, et põhja paksus oleks sama, mis on sein. Kuna see sellist jalga ei tule lõigata, siis ma ei tee seda põhja väga sügavat. Siis viimistleme ära. Nüüd on samamoodi, et võtame sõrmed, silume need ääred ilusti ära, et ei jääks teravaid nurki asju. Nagu ma rääkisin, kui on terav nurk, siis on hästi lihtne kildu lahti saada. Näiteks kui paned tassi kappi ja läheb kogemata tugevamini teise tassi pihta, tuleb kild nurgast lahti, aga kui ta on ilusti ümaraks tehtud, siit kokku surult, siis see ei tule nii kergelt. Ja seda põhja nüüd ei pea tegema nii, nagu tegime nende topsidega, mis olid mätta otsast, aga võite siluda täpselt samamoodi. Põhja ära kokku suruda. Aga see ei ole nagu vajalik, et siia nüüd nagu seda möra sisse ei tule nagu sellepärast, et kui me seda ei tee. Siis võtame maha. Vaatame ääre ka üle. Ja ilusti silume sõnomiga. Nii. Mul on 4 tükki veel teha ja siis on tassid valmis sanga jaoks. Suur tänu, et vaatasite ja niisugune lühike ja hea video siia näitamaks, kuidas siis tasse puhastada.